Ostes füüsilist kulda tasub meeles pidada kullaturu toimimisloogikat. Kuld on pidevas ringluses. Nagu varemalt sai öeldud, kuna kuld on vara, mis ei hävine mitte kunagi, siis see kuld, mis sai soetatud 10 aastat tagasi, 100 aastat tagasi, 1000 aastat tagasi, omab endiselt sama suurt ostujõudu, nagu see ostis 10 aastat, 100 aastat või 1000 aastat tagasi, väikeste kõikumistega. Ja kuna kuld on pidevalt ringluses, siis füüsilise kulla ostjal on vaja mõista omaenda positsiooni selles kulla ringluses. Kulda kaevandatakse, kuld müüakse edasi siis kullatehastele, kes omakorda müüvad füüsilise kulla edasi kullamaakleritele, kullakauplejatele, nagu David, kes siis toimivad vahemehena jae kliendi ning kulla sulatustehaste vahel. Kuld on permanentses ringluses ning sellepärast ei maksa muretseda, et kullale ei leidu ostjat, kullale leidub alati ostja. Nii normaalsetes majandustingimustes kriisi ajal kui ka kriisijärgsetel aegadel. Veel mõningad praktilised tähelepanekud. Kulda soetades tasub seda alati teha investeerimiskullatoodetes, mitte ehetes. Ehetel on kindlasti suurem esteetiline ja sümboolne väärtus ning nad on väärtuslikud ehetena, ent juhul, kui me soovime oma vara hoiustada, siis kõige mõttekam on siiski osta investeerimiskullatooteid, münte, plaate ning tasub alati meeles pidada printsiipi, mida nimetatakse likviidsuspreemiumiks. Mida väiksemates ühikutes te kulda soetate, seda suurem on selle kulla suhteline hind võrreldes maailmaturuga. Kõige väiksematel investeerimiskullatoodetel, milleks on 1-grammised plaadid, võib see ulatuda 70% üle maailmaturu kullahinnast. Samal ajal, kui me liigume juba 1-untsiste plaatideni või siis müntideni, jääb see juurdehindlus üsna tagasihoidliku 4-5% piirimaile. Mis veel? Kindlasti tasub meeles pidada, et mõttekas on osta, kuigi kuld on kuld, aga tasub osta siis tuntud kullatootjate investeerimiskullatooteid. Nad on küll mõneti kallimad kui vähem tuntud tootjate poolt vermitud plaadid ja mündid, ent sellest tulenevalt ka natukene lihtsamini realiseeritavad. Ning lõpetuseks, mida tasub alati meeles pidada, on see, et paberkuld ei ole aseaine füüsilisele kullale. Paberkuld on eelkõige spekulatiivne instrument, mida investor võib kasutada samalaadsel viisil nagu muid väärtpabereid, ent ta ei taga kulla poolt, füüsilise kulla poolt siis tagatud vara säilimise funktsiooni. Ning see olekski ilmselt kõik.